Ja tere, mina jälle siin. Tunnen ka veidi seda, et eelnevaid ettekandeid ja nende kuulamist oleks tahtnud arvesse võtta enda slaidide koostamisel, aga need pidi juba nädal aega tagasi ära esitama, nii et ja, ma räägin liikide kahjustamise hüvitamisest ja kuna teemaks on tuulepargid, siis tuuleparkide kontekstis ja kuna mulle peamiselt meeldivad linnud, siis fokusseerin lindudele ja slaidi pealkirjas on, et kas ja kui palju on üsna ambitsioonikad küsimused. Ma arvan, et neile ma võib-olla väga selgeid vastuseid siiski kahjuks ei oska anda. Ja ma räägin siis, ma räägin ühest juhendist, mis me siis koostame, mis siis võiks aidata neid hüvitusolukordi tulevikus lahendada. See on nii-öelda ökoloogilisest vaatest siis. Ja, konverentsi jooksul on palju juttu olnud negatiivse mõju vähendamise hierarhiast, et esmalt tuleb vältida asukoht. Seejärel tuleb, kui see ei ole piisav, et negatiivseid mõjusid välistada, siis tuleb leevendada. Ja siis kolmas ja kõige viimane variant on hüvitamine, kui siis ei ole võimalik vältida ja ei ole võimalik leevendada piisavalt. Nagu me kuulsime, siis rada hüvitamisolukorrani jõudmiseni on vähemalt, kui seda tahta sihilikult teha, on päris keeruline, kui mitte enam-vähem et võimatu. Siis tegelikult on ju ka võimalik, et hüvitamisvajadus tekib tahtmatult, ehk siis kahjustamine toimub nii, et seda ei olnud ette näha. Ja selles olukorras iseenesest oleks vaja ka mingeid lahendusi, et see juhend võiks olla ka ülekantav siis sellistele olukordadele. Ja ma ei ole hüvitamise osas kuigivõrd ekspert, aga ma olen aru saanud, et laias laastus on 3 stsenaariumit. Üks on see, millest siis ka näiteks eelmises ettekandes põhjalikult juttu oli, ehk siis me tahame on vaja sihilikku kahjustamist hüvitada. Ma olen selle kohta siin välja toonud või ma väidan, et selle asetleidmise tõenäosus on väike, seda võis ka järeldada eelmisest ettekandest natukene. Seda sellepärast, et esiteks me ei ole veel kordagi sellisesse olukorda jõudnud, kus me tegevusloa menetluses siis alternatiivide puudumise ära tõendame ja lubame sihilikku kahjustamist hüvitada. Aga teine stsenaarium, kus siis on olukord selline, et ütleme nii, et load on juba käes ja siis näiteks võib olla ka juba mõni tuulik on püstitamisel või on näiteks rajatud teed, et neid tuulikuid hakata püstitama ja siis alles selgub see looduskaitseline väärtus seal alal, et kuidas siis sellega käituda. Näiteks piltlikult kotkapesa on siis nende püstitatavate tuulikute vahel, et ei tundu realistlik, või mõistlik, et kõik tegevus lõpetatakse ära, vaid tuleb mõelda selle peale, kas oleks võimalik seda kahju hüvitada. Seal on protsessilisi küsimusi, mida ma võib-olla ei valda nii hästi, aga jah, ka väga baasküsimus on juba see, et kuidas üldse selline olukord peaks nagu selguma ja jõudma kohaliku omavalitsuse radarile, et siin ilmselt
saab loota kohaliku väga aktiivse järelevalve peale, mis niikuinii on olemas. Et kui selgub, et kohta, kuhu rajatakse tuulikuid, on asunud pesitsema näiteks väike konnakotkas, siis sellest tuleb omavalitsusele ja või Keskkonnaametile teada anda. Ja siis kolmas stsenaarium, mis võib-olla saab olema kõige tõenäolisem juhtuma, on see, et tuulepark on juba valmis ja tuulikud töötavad ja siis selgub või siis kas näiteks järelseire käigus selgub, et ikkagi on tegemist olulise kahjustamisega või siis tõesti linnud hukkuvad ja see võib selguda ka nagu nii-öelda juhuslikult. Aga idee poolest ikkagi järelseire peaks olema see, mis selle kolmanda stsenaariumi siis puhul toob selle teadmise välja, pakub siis välja ka lahendused. Esmalt on ju ikkagi lootus, et seda saab leevendada, aga kui leevendamine ei ole enam võimalik või kahjustatakse liiki, kelle puhul see üksikisendi hukkumine juba on nii oluline mõju liigi seisundile, et siis on ikkagi vaja ilmselt tegeleda hüvitamisega. Ja siin selle kolmanda variandi puhul ja näiteks siis tuulikutes hukkumise puhul on küsitud nende lävendite kohta, et kas on välja mõeldud mingid lävendid sellele, kui palju liike võib hukkuda või tähendab, kui palju isendeid mingist liigist võib hukkuda. Siis maailmas on praktikat küll selle kohta, meil ei ole kindlaid lävendeid hetkel välja mõeldud, me mõtleme nende peale ja need üldiselt lähtuvad sellest printsiibist, et siis liigile või asurkonnale siis 1% lisasuremust on siis oluline lävend või et kui sellest rohkem sureb isendeid, lisasuremus siis looduslikust suremusest. Kui sellest rohkem sureb, siis on tegemist olulise negatiivse mõjuga. Ja seda kasutatakse, lävendeid kasutatakse ka planeerimisel. Nii, ja tegelikult ma pidin rääkima hoopis juhendist ja selle juhendi eesmärk on natukene selgust tuua ja ühtsemad standardid tuua selle osas, et milliseid meetmeid siis hüvitusolukordades rakendada või millised on näiteks need üldised põhimõtted. Ja juhend hetkel küll keskendub peamiselt sellele esimesele stsenaariumile, kus me enne tuulepargi püstitamist või enne arenduse tegemist näeme, et on vajalik hüvitada, aga idee poolest on need ülekantavad siis ka teistesse olukordadesse ja mitte ainult üldse tuuleparkide kontekstis, vaid laiemalt. Ja tõsi on see, et oleme üsna takerdunud mõneti põhimõttelistesse küsimustesse. Näiteks need samad lävendid on üsna põhimõtteline ja oluline küsimus, aga ka see, et millised liigid on need, kelle puhul on üldse lubatud sihiliku kahjustamise kaalumine. Või tähendab sihiliku kahjustamise hüvitamine ja milliste liikide puhul see ei ole üldse lubatud ja milliste puhul see on vajalik ja milliste puhul see ei ole vajalik. Ja hüvitamise nii-öelda, mitte definitsioonist, aga et hüvitamise puhul eelmist ettekandest tuli välja, et me räägime elupaikade taastamisest, nende kvaliteedi tõstmisest või siis näiteks liigikaitselistest tegevustest. Ja üldised põhimõtted, need ma olen sealt juhendist välja toonud, on see, et nagu räägitud, hüvitamine on viimane võimalus või viimane variant.
et enne tuleb muud variandid, ma ei tea, läbi proovida, ära kasutada. Teine põhimõte on, ja see on üsna oluline, on see, et hüvitamise kulud peab katma kahjustaja, mis on ka loogiline. Kolmandaks on see, et liigi või elupaiga kahjustamisel tuleb võimalusel hüvitada sama või sarnane loodusväärtus. Et jällegi see on loogiline, et kui kahjustada konnakotkast või konnakotka mingit elupaika, pesapaika, siis tuleb hüvitada ka, või hüvitusmeetmed peavad ka kuidagi edendama konnakotkaste elu. Ja neljandaks on see, et hüvitamise eesmärk on hüvitada siis kogu ökoloogiline kahju või saada positiivne netomõju. Et see tähendab, et minimaalselt tuleb hüvitada mahus 1:1, aga reaalsuses osade liikide puhul peavad need määrad olema suuremad. See sõltub nii sellest, kui ohustatud on üks või teine liik, see sõltub sellest, milliseid hüvitusmeetmeid neile üldse on võimalik välja mõelda. Ja näiteks ka sellest, et kas need hüvitusmeetmed, mida rakendatakse, kas mõju on kohene, näiteks võetakse mingi elupaik tugevama kaitse alla või on tegemist taastamisega, mille see mõju on pikaaegsem. Ja need määrad on ka jälle üks küsimus, millega me üsna põhjalikult maadleme. Ja siis siin on veel 5. üldine põhimõte, mis on siis see, et eelistatud on juba olemasolevate kaitsealuste objektide kaitse tõhustamine või nende laiendamine. Seni on muudes, mitte tuuleparkidega seotud, aga muudes hüvitamisstsenaariumites on ka näiteks metsise elupaiku laiendatud või nende kaitsetsoneeringut tõstetud või erinevaid liike on kaljukotkas näiteks. Ja 6. on see mõnes mõttes võtab eelnevat ka kokku. Et selle aja hüvitusmeetmete elluviimise aja osas, kui hüvitamist vajav olukord tekib, ma ei tea, pikka aega pärast tuulepargi püstitamist näiteks, siis need täpsed aastad võib-olla ei ole nii kohased. Aga siis peaks veel rääkima ka sellest, et kuidas üldse hinnata seda, kas tegemist on linnuliigi seisundi olulise kahjustamisega või mis hetkest on see negatiivne mõju nii suur. Peamine on siis hukkumisrisk tuuleparkide kontekstis ja nüüd kahjuks ma slaidil ei ole, ma nagu üritan seletada selle lävendi arvutamise arvutuskäigu. See on üsna lihtne loogika, millest ma juba enne ka natuke rääkisin. Ehk siis võtame näiteks väike konnakotka, keda meil on 600 paari umbes, ehk siis 1200 isendit. Ja kui nüüd nendele 1200 isendile kirjandusest võib otsida, mis nende aastane looduslik suremus on. Ütleme, et see on näiteks 10%. Siis tähendab seda, et aastas sureb 120 väike konnakotkast ja nüüd 1% sellest 120 on 1,2. Ehk siis olulise negatiivse mõju lävend on 1,2 väike konnakotkast ja see siis arvutatakse aasta kohta. Ehk siis olulise mõju lävendiks tuuleparkides oleks 1,2 väike konnakotka hukkumist aastas. Ütleme, et see on 1. Kui hukkumist
seda loodusliku hukkumise protsenti suurendada näiteks ma ei tea, 12% peale, sõltuvalt kirjandusallikast, siis on see nii-öelda lubatav määr natuke kõrgem, aga jah, laias laastus teiste kotkaste puhul on ka samamoodi tegelikult ei tohiks üle 1 kotka aastas hukkuda. Siis samaväärsetes arendustes, näiteks siis tuuleparkides, kuna muidu on sellel oluline mõju. Ja siis neid teisi seisund või kahjustamise või olulise kahjustamise viise, mis siin on välja toodud, et häirimine ja toitumisalade halvenemine ja elupaikade killustumine. Et neid on natukene nagu keerulisem niimoodi kvantitatiivselt hinnata. Võib-olla kui siis elupaiga kadu, et kui näiteks on mingi metsalapp, kus pesitseb üks laanerähn, nii paar, ja see ära raadatakse, siis seda tõesti on võimalik nagu hüvitusolukorrana kanda. Et et siis on vaja hüvitusala, ma ei tea, sama hüvitusalana näiteks, et on siis miski metsaala, mis võetakse kaitse alla, kus siis üks laanerähnipaar saab elutseda. Või kui see maht on näiteks 1-2, siis 2 laanerähnipaari. Aga need peamiselt siiski põhinevad eksperthinnangul, eriti mis puudutab häirimist, et kui tuulikute või muu arenduse tõttu tekib rohkem häirimist, mingid isendid kaovad ära, peavad mujale minema või nende edukus langeb, pesitsusedukus näiteks langeb oluliselt, et siis need nagu põhinevad pigem eksperthinnangul, et neid on keerulisem niimoodi numbriliselt välja tuua. Jah, juhendis saab olema vähemalt siis ka detailsem kirjeldus sellest, milline hüvitamiskava peab olema, mis küsimustele see peab vastama. Samuti tuleb sealt välja see, et kes on, seda võib-olla ei saa päris nii öelda, et kes on pädev hüvitamiskava koostama, aga ühesõnaga kvalifikatsiooninõuded mingil määral ja neile küsimustele, et näiteks kuidas hüvitamistegevuste tulemuslikku hinnatakse, neile on siiski väga oluline juba eelnevalt vastused välja mõelda, mitte hakata neid hiljem vaidlema. Ja siis on üks üsna keeruline teema on see, et mida ma mainisin, et milliseid linnuliike ja nende olulist kahjustamist, sihilikku kahjustamist me saame lubada. Me ei ole seda välja suutnud mõelda või kokku leppida. On liiki, kelle puhul tahtlikku või sihilikku kahjustamist ja selle hüvitamist lubada ei saa. Seda toodi ka eelmises ettekandes välja, et kui on tõesti ainult näiteks 7 isendit või 7 paari Eestis pesitsemas, siis iga isendi kahjustamine on nagu väga, väga oluline mõju ja seda ei saa sisuliselt hüvitada. Näiteks kassikaku puhul võib sellise asja peale mõelda, aga ka habekaku, suurkonnakotka ja musttoonekure puhul. Seal nimekirjas on veel liike, kes on väga harvad pesitsejad või väga haruldased või halvas seisundis. Et see näiteks musttoonekure puhul jällegi tekib kohe küsimus, et kui elupaiga kahjustamine ei ole lubatud või ei oleks lubatud, siis toitumisalade puhul siiski võib-olla peab rääkima sellest või mõtlema selle peale, et mis tingimustel see võiks olla võimalik, sest nagu varem on öeldud, siis nende toitumisalad on kogu Eesti ulatuses sisuliselt. Samas nende seisund on väga halb ja nende näiteks siis kui üheks hüvitusmeetmeks oleks
mingi teise toitumisala parendamine, et siis tegelikult neid tegevusi juba niikuinii tehakse. Kohti, kus toitumisalasid saab parendada ja on siiski ka piiratud, igal pool ei saa head toitumisala luua talle. Et väga palju lahtisi küsimusi. Ja rändavatest liikidest on ka siin väike laukhani välja toodud, et kes põhimõtteliselt maismaa tuuleparkidega on ka seotud mingil määral, et nende puhul ei saaks ka kindlasti mingist hüvitamisest rääkida, kuivõrd nende asurkond on umbes nagu 150 lindu ja meil on väga suur vastutus nende turvalise peatumispaiga näol. Ja et teine asi on siis see, et enne me rääkisime neist, keda ei tohikski tegelikult hüvitada, aga siis samal ajal on vaja ka välja mõelda, et kelle puhul peaks hüvitamise peale mõtlema. Ja siin me ei ole ka jõudnud lõplikule lahendusele. Ettepanekud on kõik väga oodatud selles mõttes. Et arvatavasti liigid, kes on näiteks esimeses kaitsekategoorias, kuid kelle seisund ei ole halb, kellel näiteks on positiivne trend ja pigem läheb hästi, aga näiteks siis merikotka ja väikekonnakotka puhul tekib küsimus, et mis on need reaalsed hüvitusmeetmed, mida saab rakendada. Ja oota, mis mul siin veel on. Ja et väikekonnakotka puhul laias laastus on võimalik parendada nende toitumisalasid mujal või siis võtta mingeid täiendavaid, otsida uusi pesi ja võtta neid kaitse alla, kui mingis kohas me seda isendeid kahjustame, aga samas, kas need loovad olulist väärtust juurde, seda on keeruline hinnata. Et ma jooksen siin omadega kokku veits. Ja siis väga oluline küsimus on ka see, et mida teha nende liikidega, kellel siis tegelikult läheb üsna kehvasti, aga võib-olla mõne isendi kahjustamine või hukkumine ei ole tingimata olulise mõjuga, aga kindlasti on negatiivse mõjuga ja et kuidas neid lävendeid arvestada neile liikidele või et mis hetkest peaks ka mõtlema hüvitamise peale siis praegu natuke tavalisematel, aga halvas seisus liikidel. Jah, võimalikke hüvitusmeetmeid on peamiselt siis tugevamad kaitsemeetmed, olemasolevate elupaikade kaitse tõhustamine, aga ka taastamistööd, millega on praktikat. Ja siis lahtisi küsimusi on palju. Välja on käidud ka see idee, kuid Eestisse ei ole hetkel rakendatav, on see rahaline hüvitamine, et kui muudest riikidest on teada, või on juhtumeid, kus näiteks kaljupotkas hukkub tuulepargis ja selle eest on määratud trahv, muidugi see ei ole hüvitamine, aga et põhimõtteliselt hüvitamise eesmärgil siis liigikaitselistesse tegevustesse mingite summade suunamine võib ka olla hüvitamine. Pole küll hetkel võimalik. Ja see on mu viimane slaid. Rohkem ei ole. Nii, mõned küsimused on ka. Jaa.
Miks peab hüvitamine keskenduma kaitsealadele, kui kahju toimub väljaspool? Selline küsimus. Jah, et miks siis hüvitusalad või hüvitusmeetmed peaks olema suunatud kaitsealadele? Seal on, ma arvan, et mõnes mõttes nagu lihtsam kaitset efektiivselt korraldada, kui nagu mitte nagu suvalises maastikus, aga põhimõtteliselt. Ja see on, ma arvan, et see on lihtsalt efektiivsem ka nende kaitstavate liikide vaatest. Aga igal juhul või kõigil juhtudel kindlasti ei ole võimalik ainult kaitsealadele keskenduda. Et näiteks konnakotkaste puhul ju on väga oluline osa pesitsejaid väljaspool kaitsealasid. Neile tekib küll oma väike kaitserežiim, aga osade liikide puhul ilmselt valdavalt ongi kaitsealadega seotud. Küsimus, kas kõik planeeritavad tuulepargid peaks vähendama konnakotka hukkumisriski, kui juba olemasolevad pargid loovad näiteks fooni, kus aastas kukkub üks kotkas? Kui see 1% lisasuremust kehtib samaväärsetele arendustele, siis idee poolest see peaks kehtima ka olemasolevatele, aga see ei ole ju miski, mis on hetkel kokku lepitud või kirja pandud või midagi sellist. Kas selleks, et pargi töötamise ajal saaks hüvitust määrata, peab vastav eeltingimus seirega seostatult olema pandud planeeringusse või saab nõuda ka muul moel? Tavaliselt on järelseire puhul jäetud see tingimus, et selle põhjal võib teha muudatusi. Need küll üldiselt käsitlevad leevendusmeetmeid, mitte hüvitusmeetmeid, sest ei ole selget rada, kuidas nende hüvitusmeetmeteni jõuda hetkel. Mis siis saab, kui hüvitusmeede osutub ebapiisavaks või jääb ellu viimata? Hea küsimus, midagi peab juhtuma, ma ei oska öelda. Mõtleme. Kuidas seda 1% asulkonnast kohaldatakse, et risk ei kumuleeruks? Ma ei ole kindel, et ma sellest küsimusest lõpuni aru saan, aga kumuleerumine siis nagu selles mõttes huvitav, et väljaspool Eestit siis ka võtta arvesse need riskid või ma ei oska öelda, ma ei saa aru. Ma ka ei oska öelda. Keegi oskab, autor ei oska ka kirjeldada. Aga meil on küsimus veel. See on huvitav küsimus. Kas on lubatud muuta antud territoorium linnule ebameeldivaks? Tahtlikku häirimist ei tohi teha ka praeguse seadusandluse kohaselt minu teada. Nii et selles mõttes ei tohi ebameeldivaks muuta. Kuigi selles mõttes, et kui kuhugi tahetakse näiteks hüpoteetiliselt tuulikuid rajada ja seal on kotkapesa, siis oleks ju mõistlik kotkas sealt, kui on ette näha, et tuleb hüvitamisolukord, siis oleks mõistlik kotkas sealt ära jääda, et ta ei hukuks seal, vaid läheks kuskile mujale pesitsema. Puu maha raiuda. Juhtus. Lähme edasi. Kas see ei kaeva just suuremat auku, kui kõike hakatakse mõõtma ühtlustatud numbriliste lävenditega ja ei vaadata enam asja case by case? Jah, olen nõus. Sellepärast me olemegi takerdunud natukene. Et on väga keeruline luua sellist ühte kindlat lahendust, millega esiteks kõik rahul oleks ja millest ka mis alati kohalduks igale olukorrale. Et sellist sisuliselt ei ole. Omavahelistes aruteludes me jõuame ka alati selleni välja, et on mustmiljon erinevat stsenaariumit või olukorda, kus see asi ei töötaks. Nii et siis me oleme jälle alguses tagasi. See lihtsalt on nii. Ma küsin siia lõppu veel, me juba läheme kohvipausi sisse. Hüpoteetiline küsimus siit
mitu lindu, looma, inimest ja nahkhiirt peab protsentuaalselt hukkuma, et hakatakse loodust kaitsma? Selle peale võivad kõik ise mõelda, küll ei taha vastust anda. Seda mõtleme kohvipausil, sellepärast, et meil ootab paneel. Teeme suure aplausi Artile.